Tere kõigile! Tere tulemast meeskonna juhtimise meistriklassi infotundi. Mina olen Kristiina Esop ja olen programmi juht ja minuga on täna stuudios Alo Naelapea ja Helena Laus. Tere. Aga enne kui me Alo ja Helenaga jutustama hakkame, siis tutvustan teile, kuidas tänane infotund lühidalt välja näeb. Ja täna on meil siis plaanis kõigepealt koolituspäeva teemade tutvustus. Räägime, millest siis iga koolituspäev täpsemalt räägib. Seejärel arutleme mõnede fookusteemade üle. Küsin Alolt ja Helenalt küsimusi nende kogemuse kohta. Ja üle siis veebi kommenteerib ka Emma Wallin meilt Rootsist ja räägib sellest, mida tema programmi väärtuseks peab. Ja päris lõpus siis on teil võimalik küsida küsimusi ja seal on meil teile ka üks eripakkumine, nii et tasub oodata lõpuni. Aga läheme siis kõigepealt programmi tutvustamise juurde. Miks see programm sündis, on tegelikult siis üks, ma ütleks, et väga kiiresti kasvav trend, mida ilmselt enamus juhte, et see teema ei ole neile võõras, et inimestega või inimeste juhtimise oskuste arendamine on tõusnud fookusesse. Ja üha rohkem räägitakse siis sellest, et hea töö tulemuse juures tuleks see tulemus tuua koju nii-öelda ka hea tundega. Ehk siis kuidas hoolivalt juhtida ja endiselt saavutada tipptulemusi, et sellest mõttest kantuna see programm sündiski. Ja teiselt poolt on siis juhtide pidevad väljakutsed ka muutuva keskkonnaga, et me teame, et nii tiimidünaamikad, ajas muutuvad, tiimid muutuvad tihtipeale ka juhtide jaoks väga mitmekesiseks, väga mitmete nii-öelda kriteeriumite tõttu, kaugtöö tõttu, erinevate rahvuste tõttu tiimides, erinevate tööstiilide tõttu tiimides, et kõik need väljakutsed on juhtidele väljakutsed ja nendest on vaja rääkida ja selleks see programm saigi kokku kutsutud. Nüüd, kellele või siis räägime enne tegelikult kontekstist ka, et natukene lähemalt veel, et mis on need inimeste juhtimise võib-olla tuumnäitajad või mõned näited sellest, et mida siis on uuringud leidnud ja võib-olla ühe näitena tookski siis välja näiteks psühholoogilise turvatunde, et ma ei tea, kui palju tänastest kuulajatest on sellise mõistega kokku puutunud. Mina olen palju, olen ka taustalt muidugi psühholoogia haridusega, et ka võib-olla seetõttu on see mulle tuttavam mõiste, aga psühholoogiline turvatunne siis käsitleb ja näitab tiimide avatust näiteks ja on näidatud, et psühholoogiline turvatunne mõjutab tiimide produktiivsust olulisel määral. Ja ta mõjutab siis ka tiimide sellist riskijulgust näiteks ja nii edasi, ja samas võib-olla ühe näitena ka Eesti kontekstist, et on siis viimasel aastal hüppeliselt just läbipõlemisest tingitud haiguslehtede arv Eestis tõusnud, ja see on tõesti eraldi rõhutatult toodud välja kui väga oluline selline näitaja töökeskkonna arengu kohta. Et võib-olla selline ohumärk, millest ka siis võiksime täna rääkida. Aga kui me nüüd vaatame, kes on meie koolitajad, siis täna, et siis meie koolitajate hulgas on teadlikult siis valitud väga teadlikult valitud nii juhtimiskompetentsiga, et meil on oluline see, et meil oleks juhtimisteadlikkus. Kuidas juhtida teiselt poolt, et meil oleks teadmised psühholoogiast ja organisatsiooni psühholoogiast, organisatsiooni kontekstist ja inimeste juhtimisest. Ehk siis me ei unusta ära ei loogilist, ratsionaalselt poolt ega emotsionaalselt poolt juhtimisest ja me proovime neid liita organisatsiooni kontekstis. Ja koolitajate seas on siis rahvusvahelise kogemusega tippjuhte, spordipsühholoog näiteks ka ja sporditiimiga tegelev Snežana Stoljarova. Meil on siis Alo Naelapea, kes on ka täna stuudios, kes on tegelenud üle 20 aasta juhtide valiku ja arendamisega. Meil on Tuuli Unolainen, kes on tegelenud juhtide arengupartnerina väga pikki aastaid rahvusvaheliste korporatsioonide tasandil ja on ühtlasi ka kliinilise psühholoogia taustaga.
ja Emma Vällin, kes on siis ise olnud suurkorporatsioonidest tippjuht ja tänaseks on siis juba pikalt ka juhtide arengupartner. Ehk siis meeskonna pädevust selle koolituse juures on hästi hoolikalt vaadatud. Ja läheme siis 3 koolituspäeva sisu juurde ka. Ja koolituspäevad on siis ehitatud ka üles 3 aspektist lähtuvalt. Ehk siis esiteks esimene päev keskendub juhile endale ja juhi enda isiksusele, juhi eneseteadlikkusele ja juhi enda nägemusele iseendast tiimis. Nüüd teisel päeval me keskendume juhi ja tema tiimi dünaamikatele. Ehk siis sellele, kuidas juht ise saab mõjutada oma tiimi vastupidavuse arendamist näiteks, et kuidas ta saab oma töötajad paremini mõista, kuidas ta saab tõsta oma tiimi maksimaalsesse potentsiaali ja samas nii-öelda jätkusuutliku potentsiaalini, ehk siis, et vältida läbipõlemist ja et tiim sooritaks järjepidevalt hästi. Kuidas seda saavutada? Ja 3. päeval me räägime siis kogu organisatsiooni kontekstist, ehk siis me räägime nii informatsioonivoogudest ja selle olulisusest, me räägime tagasisidest, me räägime organisatsiooni struktuuri mõjust ka tiimidele ja juhile endale. Ehk siis selle tõttu on meil just need 3 moodulit ja on väga kasulik kõiki neid kuulata, kõik nad on teineteisest sõltuvad. Aga nüüd, Helena ja Alo, et äkki te paari sõnaga veel ütlete enda kohta oma taustast, et ja siis me läheme juba sisu juurde ja ma küsin teilt mõned küsimused, aga et mis te näete siin kontekstis oluliseks välja tuua? Võib-olla Helena. Et kui natuke taustast rääkida enda taustast, et mina olen siis Helena ja olen sellise 20-aastase personali juhtimise praktikaga ja täna siis Liido Eesti tegevjuht. Ja ütleme niimoodi, et töötades inimestega, juhtidega ja erinevatel ametikohtadel töötavate inimestega, et siis ma arvan, et need teemad, mis puudutab just seda juhtimist, meeskonnatööd ja psühholoogilist turvalisust, need on tegelikult juhi jaoks üliolulised teemad. Et ja juba see juhi enda nagu teadlikkus ka nendest teemadest on tõusnud, et sa ei ole lihtsalt enam juht, vaid tegelikult sa läbi enda tegevuse mõjutad inimeste elusid. Tervist, minu nimi siis on Alo. Olen siis personaliletsingu ettevõtte Tera Executive Searchi konsultant ja partner. Nagu Kristiina ütles, et kuskil 20 aastat olema tänaseks tegelenud siis juhtide otsingu, hindamise ja arendamisega. Ja ma ennast päris 100% võib-olla HR inimeseks ei pea, et ma olen kuskil 10 aastat üsna aktiivselt tegelenud ka siis investeerimistegevusega. Aga ma ise just ütleme selle programmi peale nagu mõeldes, ma arvan, et mis võiks olla nagu väärtus kõikidele osalejatele on see, et saaksid üsna sellised praktilised tööriistad ja soovitused, et kuidas ta usaldust ja turvatunnet oma tiimis tõsta. Et ma arvan, see praktiline pool, kindlasti siia teooriat juurde rääkides seda tausta, ma arvan ka, mis on nagu oluline. Ja kindlasti, et juhid üldse mõtleks nende teemade peale ja võib-olla õpiksid ka oma tiimi dünaamikat ise ennast ja oma töötajaid analüüsima. Et ma natuke hiljem räägin ka, et miks on oluline just nagu läbi enda kogemuse võib-olla, et mida ma ise juhtidega koostöös tähele olen pannud. Aga Alo, ma küsingi sult kohe siis, et sa oled nii palju juhtidega koos töötanud, et kui palju sa näed, et tegelikult juhti ennast huvitab tema ise? Kristiina, see on väga hea küsimus. Ja tead, ma annan sulle siia sellise klassikalise psühholoogi vastuse. Oleneb. Väga palju oleneb juhist tegelikult ja ma ei tõmbaks siia sellist nagu selget piirjoont, et noorema generatsiooni juhid versus vanema generatsiooni juhid, et üks või teine mõtleks nende teemade peale või iseenda peale natukene rohkem. Et ma arvan, see on kinni ikkagi väga palju inimeses või selles konkreetses juhis endas. Aga ma arvan, üks koht tegelikult, kus juht on sunnitud mõtlema iseenda peale, kes ta on see, kui ta on tööotsingutel. Eks tegelikult, et mõtlema selle peale, et mis teda motiveerib, mida ta teha tahab, mida ta enam teha ei taha, mis teda ei motiveeri, kes ta ise inimesena on, võib-olla mis on tema tugevused, mis on tema, ma ei tea, potentsiaalsed arengukohad ja nii edasi. Ja minu kogemus ütleb, et juhid suuremal, vähemal määral ikkagi suudavad ennast nagu positsioneerida.
et mida nad oma äärmiselt väljakutselt tahavad saada. Ja noh, loomulikult ütleme siis need juhid, kes tulevad organisatsioonidest, kus seda juhtide arendamist on peetud oluliseks ja mitte ainult professionaalsete kompetentside arendamist, vaid võib-olla ka nende pehmete oskuste arendamist. Et see on ka see koht, kus juhtidel on nagu võimalus tegeleda nende teemadega. Aga Helena, sina oled ju väga palju tegelenud endaga juhina, et sul on pikk juhtimistaaž selja taga ka, et too välja midagi, mis sind on päriselt aidanud. Et ilmselt on ju koolitusi, mis aitavad rohkem kui teised, on ju, et mis on need teemad, mis... See on pean alalt kordama, et nii hea küsimus, et ma arvan, see on protsess, seal ei ole nagu ühte teemat. See on see, et sul on erinevad kogemused, mida sa saad töö käigus suheldes erinevate inimestega, aga see endasse vaatamine ja sa ise endaga tegelemine ja enda nõrkade külgede tunnistamine, enda tugevustest aru saamine ja ka see, et kuidas sa juhid enda energiat, et mismoodi sa endaga tegeled, et sa saad aru, et mis on nagu see, mis sind nagu tõstab, mis sind nagu maha tõmbab ja inimestega nagu kokku puutudes, mis mõju sa tegelikult inimestele avaldad, kui sa nendega suhtled, ka juhina tegelikult. Et ma arvan, et see ilmselt ja kuna mul on ka coachingu taust, et siis läbi selle tegelikult olen ma näiteks õppinud seda, et sa ei pea kõiki vastuseid alati ise teadma ja inimesed on su ümber tihtipeale nagu väga targad, et juhina sa ei pea võtma endale alati seda vastutust, et mina otsustan ja mina ütlen, kuidas asjad on, et lasta inimestel oma potentsiaali kasutada. Aga samas, kui me nüüd mõtleme erinevatele võimalustele ennast vaadelda, et me räägimegi siis psühholoogilistest aspektidest näiteks, räägime juhtide ja tiimide puhul psühholoogilistest aspektidest. Palju, Alo, sa näed, et just nagu neid aspekte üldse teadustatakse seda kogu spektrumit, mis need inimeste juhtimisoskused on? Just need emotsionaalse poole oskused siis, et millega emotsionaalse poolt oma tiimi kliimat arendada saab, et palju sellest üldse teadlikkust on täna? Jällegi, mõtleb väga palju, oleneb organisatsioonist ja juhtidest on ja juhtide teadlikkusest, et nüüd tagasi tulles palju juhid teadvustavad seda, palju nad mõtlevad nende teemade peale. Ma arvan, seis on kõvasti läinud paremaks. 20 aastat tagasi, kui mina alustasin, lihtsalt siuke vahe võib-olla siuke märkus, et või vahe näide, et mäletan ka kunagi, tegime organisatsiooniga koostööd väga ammu ja siis küsisin ka ettevõtte juhi käest, et mis laadi inimeste juhtimisega praktikat organisatsioonis kasutate ja siis ta ütles mulle, et meil on kõik peod ja kõik viinad ja kõik on meil olemas, eks ju. Et nüüd on ikkagi nii-öelda see juhtimiskvaliteet ja teemade nii-öelda olulisus kindlasti nagu jõudnud päevakorda. Aga ma endiselt ütlen puhtalt nagu enda kogemustest, ma arvan, et juhid on äriprotsesside analüüsimisel natukene tugevamad kui inimkäitumise analüüsimisel. Et ma arvan, see on ikkagi selline nagu arengukoht, et mul on ka näiteks on üks sellistest küsimustest, mida ma ise juhi intervjuudel ju küsin, ja näiteks on ka see, et alati meeskonnajuhtidel, eks ju, sul on mõned töötajad, kes ootustele vastavad, kes ootusi ületavad ja kes nii-öelda lati alt läbi jooksavad. Ja siis ma olen ka küsinud juhtide käest, et oled sa analüüsinud, mille poolest töötajad, kes sinu tiimis, kes ootusi ületavad, erinevad nendest, kes ootustele vastavad. Ja ma võin öelda seda, et statistika mõttes või tunnetuslikult, et kuskil 10-st 1-2 on üldse mõelnud nende teemade peale. Et see on ka võib-olla nagu vastus on, et meil siin kindlasti on nagu arenguruumi on ju ja seda teadlikkuse tõstmise võimalusi siin, et ma ei tea, kas ma su küsimusele vastasin, aga hakkasin küll suhteliselt kaugelt peale. Et siin arenguvõimalusi on ühesõnaga palju ja palju on, millest rääkida. Sest inimene on ju tegelikult põhjatu, nüüd ongi küsimus, et mis teemad siis tuua töö konteksti. Mis on see, mis just töökeskkonnas sind aitab? Ma võib-olla Alole lihtsalt täienduseks, et miks juhid on äriprotsessides nagu paremad on lihtsalt see, et äriprotsessid on nagu lihtsamad hallatavad kui inimene. Inimest on nagu keerulisem tegelikult juhtida ja eriti, ma arvan, praegu, kus inimeste enda teadlikkus on suurem ja juhid, kes võib-olla on nagu pikka aega olnud oma positsioonil näiteks, siis neil on keeruline muuta ka enda seda juhtimist. Et kui varasemalt võib-olla ei olnud nii tähtis emotsionaalne intelligentsus või seda ei räägitud nii palju või näiteks vaimne tervis, siis juht, kelle jaoks ei ole tegelikult olnud oluline ütleme näiteks 10+ aastat. Ta on juhtinud organisatsiooni ja nüüd sul tulevad inimesed, kes ütlevad, et
tead, et mul on sellised nagu teemad, mul on vaja nii palju näiteks vabu päevi või sellist töökeskkonda või et ma tahan rääkida, ma tahan tagasisidet saada ja juht ei ole harjunud seda tegema, siis see on, ma arvan, see, mis sunnib juhi mugavustsoonist nagu välja minema, see, et ta peab hakkama päriselt inimesi kuulama ja arvestama sellega, et kui inimesed ei ole rahul, näiteks, et mis see vajadus seal taga on, et see ei ole lihtsalt see, et keegi, ma ei tea, jonnib sul, aga seal taga on mingi vajadus, mingi rahuldamata vajadus, et kas sa juhina suudad niimoodi mõelda, et okei, et ma nagu küsin natuke rohkem küsimusi, et ma ei suru nagu seda alla või ma lükka seda inimest ära, on ju. Ja lõppkokkuvõttes me oleme tegelikult, ma küll rõhutasin seda, et mis on siis töökeskkonnas kasulik, aga tegelikult oleme ju töökeskkonnas samad inimesed kui oma eraelus. Et me oleme kõik inimesed ja me ei ole ainult oma rollid, et kui palju teie meelest üldse oluline on sinna rolli taha vaadata töökeskkonnas, et kes see inimene väljaspool tööd on, kes mul siin keskkonnas on, et mis te arvate, kas see on oluline? Minu arvates see on oluline, sellepärast, et me võime rääkida siin, et tööelu ja eraelu, mina olen ikka seda meelt, et see on üks elu, mis mõjutab tervikuna, et tööl on sul küll teine roll ja teine vastutus, aga oma tugevustega ja selle inimesena, kes sa nagu oled, sa oled see üks tervik. Ehk siis kõik see, mida sa teed sel ajal, kui sa ei tööta, mõjutab tegelikult sinu tööd ja kõik see, mida sa teed tööl, mõjutab tegelikult seda teist poolt sinu elus. Et kui sul on töö juures pinge, sind ei kuulata, ma ei tea, sind kiusatakse näiteks või keegi ei hooli sellest, kui palju sul koormust on ja sa saad kogu aeg tööd juurde, siis paratamatult sa lähed koju ja see, mille sa endaga koju kaasa võtad, on väsinud ja tühi sina ja siis ei saa ka sinu pere ja sinu lähedased ja sinu sõbrad, et see on nagu kõik üks tervik. Jah, ja sisuliselt ka, et kui meil kodus asjadega on halvasti on ju või midagi juhtunud, eks ju, et see paratamatult ühel hetkel hakkab mõjutama nagu töötaja produktiivsust ka, on ju, et kõik asjad on nagu seotud omavahel, et absoluutselt nõus selle nagu siin. Mind ennast on ka kõnetanud see vägagi see Google'i uuring just, et kus nemad on leidnud, et tiimide edus on psühholoogiline turvatunne jällegi võib-olla siis teisi sõnu öeldes avatus ja täisusaldus tiimis, et ma tunnen ennast hästi, ma julgen ennast avada, ma julgen öelda, kui mul on mingi probleem, ma julgen eksida, et see on üks tiimi edu kõige olulisemaid kriteeriumi, et see oleks heal tasemel. Et see on minu meelest nagu hästi oluline selline nagu lähtekoht, ja olen ise ka, mulle viimase aasta jooksul päris palju personalijuhtide, tiimijuhtidega vestlusi pidanud ja päris mitmed neist on ka öelnud, kui ei ole usaldust, siis tegelikult ei ole midagi. Et sa töötad nagu poole jõuga või mingi poole potentsiaaliga, isegi kui sa paistad väga energiline, see tegelikult ei pane kogu oma potentsiaali välja, mis tõttu kannatagi produktiivsust näiteks, et väga oluliselt hakkab kannatama eesmärkide saavutamine, millest tavaliselt alustatakse, et meil on vaja eesmärgid saavutada, toome need koju, aga me jätame selle keskkonna, kus me saavutame, jätame nagu tähelepanust välja. Et kas teil on mõni näide veel võib-olla tiimide kohta, et mis on veel see, mis praktikas nagu tiimide juhtimisel just sellise võib-olla inimeste poole pealt kasuks tuleb, et ma ei tea, võib-olla sina oled tegelenud ju Helenaga inimeste, no ma ei tea, mida öelda testimisega, aga põhimõtteliselt isiksuse uurimisega läbi testida, on ju. Ja Alo, sina oled ka ju juhtidega, tegeled just läbi testimise, nende kohta teada või hindamisega, et äkki kommenteerite seda ka, et kui palju sellest abi on? Minu nii-öelda see hindamistööriist on olnud Belbini meeskonna rollid, mida ma olen kasutanud. Ja tegelikult on sellepärast, et see aitab sul mõista inimeste tugevusi või tiimi tugevusi, et kes mis rollis on hea ja see aitab tegelikult kaasa sellele samale psühholoogilisele turvalisusele, usaldusele, avatusele, et sa ei oota inimeselt midagi, mida tegelikult nagu mis on temas, aga see ei ole ta tugevus. Et sealt tegelikult tihtipeale hakkavad probleemid peale, et sa paned inimese rolli, annad talle terve hulga ülesanded ja siis sa ei saa aru, et miks ta sooritus ei ole hea. Ehk siis ma arvan, et ühest küljest ta aitab inimesel endast nagu aru saada, et ma isegi näiteks, ma tean, mis on minu tugevused. Ma vahepeal, kui ma näiteks olen tööle läinud kusagile, siis ma ütlen, annan oma raporti juhile, siis ma ütlen, et see on minu kasutusjuhend, siin on kirjas, mida minuga teha, mida minuga mitte teha. Et ma arvan, juhina on see oluline, et sa mõistad oma tiimiliikmeid, aga ka see, et tiimiliikmed saaksid üksteise tugevustest aru ja ka sellest, et mida siis tiimiliikmed nagu mida nagu mitte oodata. Et see pool, et ma arvan, selline üksteise tundmine loob ka seda usaldust ja ka see, et ma julgen välja näidata seda, et on mingid valdkonnad, millest ma ei ole väga hea. No näiteks on inimene, kes
ei suuda taluda näiteks rutiini ja väga detailidega pikka aega tegeleda ja kui ta panna sellesse rolli, siis ilmselgelt ta on üsna kiiresti frustreeritud, on ju. Et noh, leida see nagu parem koht ja et siis inimesed nagu teaksid nagu neid üksteise tugevusi. Mina, Helenaga absoluutselt nõus, et mina olen töötanud Hoganiga, aga mõningate teiste hindamisinstrumentidega veel. Ja ma arvan, nagu üks asi, mis on ka nagu oluline tegelikult on, ja ühelt poolt ütleme, on see, et see hindamisinstrument, mida sa kasutad, et ta oleks nagu tõenduspõhine, eks ju, ja kirjeldaks sinu sellist tööalast käitumist. Aga teine pool on kindlasti ka see, et vaadata, et mis osa nii-öelda nendest nagu nendest hindamistulemustest on reaalselt ka nagu käitumises avaldunud, et kas siis kõrutada mingisuguse 360 hindamise andmetega või muu infoga või kui seda infot ei ole, ütleme, või ütleme näiteks need 360 kraadi hindamisi pole tehtud, et miks mitte näiteks ka, ma ei tea, kasutada välistabi, eks ju, kellegiga, kes aitab läbi intervjuu seda infot, läbi intervjuudest infot koguda näiteks, et ja vestlebki inimestega, kes siin tööalaselt teavad ja tunnevad võib-olla pikemat aega, eks ju, ja kellega sa oled piltlikult öeldes, ma ei tea, mitu puuda soola koos ära söönud on ja teavadki su tugevusi, võib-olla ka mingeid ebaproduktiivseid jooni, mida ütleme mingites arenguprogrammides arvesse võtta, aga nagu motivatsiooniallikaid. Et ma arvan juhtide jaoks, sest ei ole võib-olla väga palju räägitud, väga oluline on ka see, kuidas teised teda tajuvad, ehk siis tegelikult, mis on tema reputatsioon. Selline konsensuslik nägemus siis tema mingitest tugevustest ja võib-olla ka ebaproduktiivsetest joontest, motivatsiooniallikatest ja väärtustest. Me oleme sinuga mitmeid kordi tegelikult vestelnud ka sellistest, nagu ütleme siis, nimetatakse inglise keeles bright ja dark side, eks inimestel, et kui kasulik mul on mõlemast enda kohta teada saada, et ma tean ka seda, kus ma endale takistuseks võin saada ja tuua seda poolt nähtavaks, et võib-olla tahad seda ka kommenteerida, et kui kasulik see on? Absoluutselt. Lihtsalt võib-olla ka kommentaari mõttes, et mis on see nagu bright side, eks ju, et see on siis inimene, kui ta nii-öelda kontrollib oma käitumist või niisuguse inimese käitumine tavaoludes, kui ta tunneb, et ta on kompetentne, suhted kolleegide ja juhiga on nagu konstruktiivsed. Nüüd see isiksuse dark side on see pool, mis avaldub ennekõike nendes olukordades, kus ma väga ei jälgi oma käitumist, eks ju. Ehk siis niisugused teatud ebaproduktiivsed mõttetunde käitumismustrid ja mis võib-olla niisuguse stressi kriisi olukorras avalduvad, ja nendel on nagu väga suur mõju tegelikult tiimidele, töötajatele ja tegelikult ka juhi enda karjäärile. Et see on väga raske informatsioon, ütlen ära, aga ma arvan, et selle külje tundmine või enda varjukülgedega tegelemine ja selle poole tundmine iseendas, et see on see, millega sa võib-olla ei taha nagu tegeleda, aga sul on vaja tegeleda sellega, et nagu juhina efektiivne olla. Aga nüüd korraks veel, et äkki te mõlemad saate ka kommenteerida oma kogemusest, et Liido Eesti tegevjuht, olete ka sealt varem ikkagi olnud Helena erinevates töökeskkondades, et täna on, mis on need suuremad väljakutsed, mis sul otse põllult siis nii-öelda nähtavaks tulevad seoses inimestega, mida võib-olla täna veel maininud ei ole? Et kui ma võtan oma tänast rolli, no siis on tegelikult on see, et uue juhina just luuagi see psühholoogiline turvatunne, sest tegelikult nagu juhi vahetus on väga oluline asi inimeste jaoks. Nad ei tea, mis hakkab nagu toimuma, millised muutused tulevad, millised need suhted saavad olema, võib-olla tekib mingisuguseid olulisemaid töökorralduslikke muutusi, ehk siis tegelikult inimestes tekib see, kaob see turvatunne ära varasemast ja tegelikult see on, juhina on see suur vastutus, see, et sa nagu lood sellise keskkonna, kus inimesed nagu saavad oma hirmud nagu välja öelda. Kui ma võtan nagu tervikuna oma selle karjääri, et siis ma ikkagi nagu tooksin nagu väljakutsen ikkagi esile võib-olla sellist nagu, kuidas ma siis ütlen, sellist inimeste kodeerimist, selles mõttes heas mõttes, et nagu sa ikkagi nagu mõistad inimesi, kuidas sa mõistad, ma arvan, see on nii oluline lihtsalt, et nagu, et sa ei võta inimest lihtsalt nimena Exceli tabelis, vaid sa saad aru, et see sinu ees on inimene ja elu, on ju. Ma pean sulle lihtsalt küsima, et kas siis inimesed on ühes sarnased või on nad väga erinevad? Inimesed on erinevad, inimeste taust on erinev, kogemused on erinevad, et kui me paneme inimesed nagu ühte kasti, et me võime ka neid hindamistööriistu kasutada, aga me ei tohi kunagi ära unustada, et seal on veel terve hulk asju, mis on inimesega kaasas, mis on ta selja taga, millest sul ei ole aimugi ja see on see koht, kus juht peab oskama
küsida ja lasta inimesel nagu näidata seda teist poolt ka, et mitte siis võtta kõiki inimesi nagu ühtemoodi, et ta käitub nii, ta on selline, kõik on ja, aga miks ta käitub või mis seal taga on, et ma arvan, selleks aega võtta ja mõista. Sa puutud ka ju kokku mitme tasandi juhtide, erineva tasandi juhtidega tegelikult, et on sul ka midagi siia välja tuua? Üks asi, mis on kindlasti ja sellest meil täna meedias ka väga palju kirjutatakse viimased 5 aastat meil on tegelikult kriisi otsa, on ju sisuliselt alates sellest Covidist, see Ukraina sõda, määramatusse meeletu hinnatõus, eks ju, ma ei tea, probleeme on, tippjuhtkonnad täna kindlasti mõtlevad selle peale tõesti, et mida teha selleks, et mu organisatsioon nagu kohaneks, kas me peame oma ärimudeleid vaatama üle, eks ju, kuidas inimestele, töötajatele töö tagada, on ju, et tegelikult need pinged on nagu väga-väga suured ja me räägime siin läbipõlemist ja kõigest sellest, et mida ma ise ka juhi konkurssidel näen, on ju siin, et selles läbipõlemis ja selles teemas tuleb nagu päris tõsiselt suhtuda. Et kui sul ka ikkagi juhi konkurssidel tulevad ka kandidaadid, kelle sellisest üldist energiatasemest ja sellisest olekust ja tegelikult ka välimusest saad aru, et nagu asjadega hästi ei ole, siis minu arust see on täna nagu väljakutse. Ja töötajate jaoks ka tegelikult sellised eksistentsiaalsed küsimused, mis must saab, mis mu töökohast saab, kuidas ma selle hinnatõusuga nagu toime tulen, kuidas ma pere ära toidan, eks ju, nii edasi. Et seda määramatust on nagu väga-väga palju. Ma arvan siin, ütleme, organisatsioonide jaoks kindlasti organisatsioonides, võib-olla ka see kommunikatsioon on nagu A ja O juhtide poole pealt ja ma arvan, siin on ka nagu tippjuhtidel oluline roll olla ka nagu nähtav ja neid sõnumeid selgelt ka nagu töötajatele, eks ju, kommunikeerida. Ja muidugi, eks ju, kui nüüd puhtalt spetsiifilist nagu HR valdkonda tulla, siis ma arvan, see selline never ending story on kindlasti juhtide arendamine. Et see on, ja ma arvan, see ongi selline igavene teema, millega organisatsioonid tegelevad. Ja tegelikult oleme ju omavahel ka siin arutanud varasemalt teiega, et ega vaid ühest koolitusest ei piisa. Et selleks meil tegelikult on ka see koolitus 3-päevane mõeldud sellisena, et anda siis ka edasisteks sammudeks soovitusi, et mida ja kuidas sellest koolitusest edasi minna nii, et see hoog ei raugeks. Et ma olen kuulnud tegelikult päris palju, ütlevad ka HR-id, et näed, et juhid siin käisid koolitusel, korra on kõik nagu elevil ja saavad nagu jõudu juurde ja siis järsku on hoog jälle raugenud, et mis on need jätkutegevused, millega ikkagi siis seda hoogu hoida ja edasi nagu areneda pidevalt, et eks see ongi inimese areng nagu oma töötajate ja iseenda areng ongi kõige selle keskmiseks. Ka, et kui me räägime koolitusest, siis tegelikult sageli me tahame, et midagi muutuks, et koolitusel on mingi eesmärk. Ja selleks ma arvan, me kõik oleme kogenud seda, et kui me tahame mingit uut harjumust enda ellu või mingist harjumusest vabaneda, siis võtab aega. Ja mingil põhjusel me ootame, et juhid, kes käivad koolitusel ära, et siis nad hakkavad kohe teistmoodi juhtima, teistmoodi tagasisidet andma. Tegelikult on aega praktiseerimiseks vaja, tegelikult on nagu aega, et need asjad juurduks ja seal on need jätkutegevused. Jah, sest et üks teema, mis inimeste juhtimise arendamisega ei tohiks kaasneda, on nimetaks inglise keeles on kognitiivne nagu üle selline stimuleeritus. Et sa hakkad liiga palju mõtlema sellele, mida keegi mõtleb ja arvab, et kuidas see teha enda jaoks selliseks, et see oleks sulle inspireeriv, arendav, sa tahaksid seda teha ja see tegelikult aitab sulle endal kasvada paremasse kohta. Et järgmisele tasandile inimesena ja juhina. Et jällegi mitte võib-olla eraldada seda töörolli oma üldisest elust nii radikaalselt, et sa saaksid oma rollis jääda rohkem iseendaks. Ja sul oleks põnev selles rollis olla, on ju. Aga sa, Alo, korra puudutasid ka seda väliskeskkonna teemat, et tõepoolest, et hästi turbulentne on ju kõik, et meil on selline vaikne sõjahirm on taustal, meil on olnud pandeemiad, kõik see. Et nagu ma siin kuulasin, siis ma saan aru, et ikkagi juhti võiks see huvitada, kuidas see kõik mõjutab nende töötajaid, et mida sa arvad, et juhid teha saavad selle teemaga veel? Ma enne mõtlesin ka, et ma ütlen see kommunikatsioon ja ütleme sellistes kriisi või sellises pingesituatsioonides, nendes väliskeskkonna tingimustes, et tippjuhtkonna poolt edastatud sõnumid, eks ju, et ma arvan, see on oluline. Teine pool, mis on see, et mis alati sellised kriisiolukorrad välja toovad, mõnikord Helena võib siin ka kommenteerida, on ka selliseid nagu ebaproduktiivseid jooni on ju ka nagu tiimides ja inimestes, et
et siin ma arvan ka nagu oluline nagu juhtidel oma inimesi mõista, on ju, et just mis nende tugevused on, mis need siuksed ebaproduktiivsed küljed on, just ja kõike nagu juhtida, on ju, et see, me elame täna ajastul kindlasti, kus organisatsioonid ja tegelikult meeskonnad pannakse nagu proovile. Et noh, üks asi, mis on see, mis enne ei maininud seda, et ma ei tea, kas nüüd otse nagu vastus sinu küsimusele on ju, aga et nagu sellistel aegadel töötajad jälgivad väga seda, et kuidas juhi käitumine ja sõnumid ja sõnad nagu on kooskõlalised ja kas organisatsioon nagu järgib oma väärtusi, eks ju, või mitte. Et see on ka otseselt seotud selle usalduse temaatika ja turvatundega, on ju, et ma ei tea, Helen, tahad sa seda või siia midagi veel juurde tuua, et ja tegelikult mul just nagu sind kuulates oligi see sama teema, et kui on ajad keerulised ja väljakutsuvad, et siis see juhi julgus süstida inimestesse ikkagi seda, et juht jääb ise nagu tugevaks. Selles mõttes, et tal on ikkagi see visioon ja see usk ja need väärtused, et juht ei kaotaks ära seda nii-öelda oma drive'i, miks ta siin on, sest tegelikult kui tema seal ära kaotab, siis kaob see tiimil, sest tiim vaatab juhi otsa. Isegi kui juht ei tea vastuseid võib-olla, siis see juhi energia või see, et mismoodi ta usub sellesse, kuhu ettevõte läheb. Et kui juht laseb selle käest ära, siis ja inimesed su ümber nagu nii on juba natuke sellises olekus, et mis nüüd saama hakkab, et ei võtab töö ära või siis või mis majanduses juhtub, hinnad, kuidas ma hakkama saan ja siis mu juht ka veel, et see juhi käitumine ja see juhi usk enda tiimi ja eesmärki, et ma arvan, see on kindlasti nagu väga tähtis. Kindlasti see, et tuli meelde ka, et igas kriisis organisatsioonid kahjuks peavad aeg-ajalt langetama raskeid otsuseid, on ju, et keegi peab lahkuma. Et ka kuidas, mismoodi seda nagu läbi viiakse, kas ta inimlikult, väärikalt, eks ju, et kuidas inimesed organisatsioonist lahkuvad ja seda pannakse väga tähele ka töötajate poole pealt. Et see siia juurde võib-olla siis veel, et jaa, kõik väga head mõtted, aga nüüd ma võib-olla korraks paneksin tähelepanu Emma Vällinile, kes meile tuleb siis Rootsist üle veebi ja ütleb ka oma nägemuse sellest, et mida tema peab väärtuslikuks just selle programmi puhul. Hi, my name is Emma Wallin. I'm a leadership consultant and executive coach. And I regularly meet CEOs of all size companies who tell me that, we have the same talent as our competitors. We have, the same technology, even better technology, yet we're constantly being outperformed. Now, decades of research tells us that the highest performing teams aren't the ones with the smartest people or the leanest processes. It's the ones who have figured out the human layer of collaboration. In fact, an MIT study suggests that 40% of performance variation comes down to team dynamics. And yet that's the least managed part of our organizations. Now here's the blind spot in team management. We're great at managing tasks, and we're terrible at managing how people work together. Think about it. We spend hours and hours and hours designing policies and processes and structures. Let's admit it, most companies have great org charts, but we spend almost no time designing how we interact and speak to each other. And the result? 65% of employees say that they have withheld information and ideas because they didn't feel safe to speak up. Now, that's not just a cultural issue. It's basically an innovation drain. Now, KPIs measure what gets done, but they're quite silent on how this gets done. And I've seen teams that hit every target and deliver on every deadline, but at the same time burn out. And success that is based on fear, and particularly fear of failure, just isn't sustainable.
And data shows that teams with high psychological safety, they innovate 3 times more. They retain top talent twice as long, and they respond to crises 40% faster. Now, why is that? I hear you ask. Well, it's simply because they don't waste any energy on office politics or covering up mistakes. All of their brain power goes into solving ideas and getting the work done. The financial cost is also staggering. Gallup estimates that disengaged employees cost the global economy $8.8 trillion annually in lost productivity. But the real cost is all those projects that just never happened, or the ideas that people never shared, and the talent that walked out the door. All because we failed to address the how we collaborate. Now, when I work with companies to build psychological safety, I often bring up the case study of Pixar. Now, Pixar is, of course, a company that does animated films, particularly for children. You might know Toy Stories or Cars. And they had 19 consecutive blockbusters a while back. And this is basically unheard of because it's an incredibly competitive industry. And their secret was that they had found a way and designed a way to have radical candor and to criticize and critique projects in a structured way. And they called this process brain trusts. And it was basically a formalized way to critique projects and ideas. And these weren't just good, feel-good policies. These were actually performance accelerator. And they created that openness and trust that team needs to perform at their best, particularly in this day and age. And the consequences of companies getting this wrong can be astronomical. The cost can be astronomical. A client I worked with, they traced back a 6-month delay in a project to one moment. And that moment was when a junior analyst had found an error, but was too afraid to speak up. Now, this analyst was afraid because previously he had seen colleagues speak up or bring negative news that perhaps delayed things and been punished for it. Now, that $250,000 mistake could have been avoided with a 5-minute conversation with this analyst, if the culture had allowed it. Now, I'm really looking forward to being part of this training program that starts in October. There's also an incredible lineup of speakers and tutors, and we will equip you with the skills and the insights that you need to lead effective teams. Teams where the best ideas win, where top talent stays and thrives. And I really hope to see you there in Tallinn so we can work on your specific leadership challenges or team challenges. Until then. No nii, Emma siis tõi ka veel tõestust selle kohta, et tõepoolest ka inimeste juhtimise oskused kajastuvad äritulemustes päris tugevalt, eks ju, ka rahas. Et kas te arvate, et juhid tegelikult mõistavad seda täna? Et see päriselt on nii, et see ei ole kusagil selline õhus eraldi hõljuv selline kiht, mis justkui peaks iseenesest juhtuma. Et see tegelikult võib-olla vajab strateegilist lähenemist. Ma vastan nagu Alo, et sõltub organisatsioonist. Mul on natuke selline tunne, et juhid teavad seda, aga kas nad teadvustavad seda, et see on see, et ma tean, et ma saan tulemuse läbi inimeste ja et kui inimesed tunnevad hästi ja on produktiivsed ja psühholoogiline turvalisus, usaldus, ma tean seda, sest ma käisin koolitusel. See, et sellest räägitakse, ma loen seda juhtimiskonverentsil, kuulen, aga kas ma päriselt nagu teadvustan sellisel tasemel, et ma mõtlen, et tõepoolest, et
et see keskkond, mida ma loon, et ma ei ole lihtsalt selles juhi rollis ja ei tee nii-öelda neid kohustuslikke juhi asju, vaid ma nagu päriselt lähengi nii-öelda sellesse teadlikkuse astmesse, et ma hakkangi mõtlema, et okei, et kuidas ma saan need parimad inimesed, kuidas ma hoian need inimesi. Ma märkan ka näiteks neid inimesi, kelle produktiivsus on langenud ja proovin aru saada, mis nagu juhtunud on, et tegelikult ma pean ju juhina endale otsa vaatama, mul pole kellelegi teisele otsa vaadata, sest need on ju minu inimesed. Ehk siis, et mis on nagu juhtunud, et kas minul juhtimises, kas ma pole tagasisidet andnud ja see, et kas see tagasi, mida ma saan, kuidas ma selle vastu võtan. Et kas ma juhina nagu olen valmis nagu ise ka muutuma ja aitama siis inimestel nagu mõista, et okei, et see on see keskkond, et te võite mulle ka öelda asju, mis siis nagu aitavad paremaks saada. Tegelikult julgen eksida. No täpselt ja see sama tegelikult, et kui inimesed näevad kõrvalt, et näiteks see sama eksimus on karistatav, siis keegi tule sulle rääkima või kui keegi annab sulle nii-öelda tagasisidet, juhile annab tagasisidet ja siis juht läheb kas kaitsesse või hakkab sellesse inimesesse suhtuma teistmoodi, see on kohe näide teistele, et ära seda tee, sest ükskõik sa võid rääkida, et meil on kõik avatud õhkkond ja väärtused. Kui see ei ole päris elus, sa ise juhina seda eeskuju ei näita, siis sa võid ükskõik palju sellest rääkida. Selle kohta minu arust ka üks tuntud startup investor Ben Horowitz ütles väga hästi ka, et culture is behavior, selles suhtes, et need ei ole mingisugused sellised loosungid või sõnad, aga sinu küsimus juurde tagasi tulles, et kas juhid väärtustavad vist nagu head tiimitööd ja näevad seal seos selle produktiivsuse vahel, et ma võin enda kogemust öelda seda, et kui juhil on olnud see kogemus, et tal on õnnestunud saada tiimi õiged inimesed ja see tiim töötab, on ju, ka ja on hakanud juhtuma ägedaid asju, et vaat siis tekib ka see usk sisuliselt, et ühel hetkel nagu mingid asjad on nii-öelda kuskilt kännu tagant nagu liikuma saanud ja nii edasi, et mingisugune sihuke eduelamus sellest, et siis nad usuvad sellesse. Et seeing is believing. Ja meie programm on mõeldud kõikidele juhtidele, et sa võid olla esmatasandi juht, sa võid olla keskastme juht, sa võid olla tippjuht. Ja sa võid töötada ka eraavalikus või kolmandas sektoris, et inimeste juhtimise teemad üldiselt on nii palju küll üllistatavad, et me saame rääkida kõigist koos. Ja sellel koolitusel siis kindlasti vaatame pikemat plaani, et see ei jääks vaid 3-päevaseks katsetuseks, vaid et te saate kaasa sellelt koolituselt ikkagi edasised sammud pikemaks ajaks ja strateegia selleks. Kuidas seda oma organisatsioonis siis ikkagi ellu viia? Ja kuidas mina, kui just täpselt selline juht, nagu ma olen, saan seda teha endale kõige paremal moel. Aga nüüd ma küsiksin, kas meil on äkki kuulajate hulgast küsimusi tulnud? Nii, milline on koolituspäevade ülesehitus, kas need sisaldavad lisaks loengutele ka grupitöid, simulatsioone või muid praktilisi meetodeid, mis mahus koolitusväliselt iseseisvalt õppimist? Sisaldab jah, kõik koolituspäevad sisaldavad grupitöid, ehk siis nii palju interaktiivsust, kui meil on võimalik sinna sisse panna. Ehk siis me lähtume ka sellest, et õppimine oleks nii-öelda maksimaalselt ka õppimisteooriatega kooskõlas. Ja iseseisvad tööd on nende 3, ütleme siis iga koolituspäev on siis, igas kuus on üks koolituspäev ja nende koolituspäevadele mahub siis ka teatud arv iseseisvat õppimist, aga see ei ole ülemäära koormav, et see on selline mõnikümmend tundi umbes, kui võtta nüüd keskelt, aga inimesed õpivad nii erineva selle tempoga, et alati ei ole seda ka tundides seda aega nagu kerge hinnata, aga jah, et me oleme pannud rõhku sellele, et see koolitus oleks hästi interaktiivne ja väga palju kaasamist toimuks nende 3 päeva jooksul. Kas on veel küsimusi? Et kui ei ole, siis ma tutvustaksin veel siin lõpus ühte pakkumist, mis kehtib siis 30. juunini. On meil siis varase registreeruja soodushind kõigile osalejatele, mis on 1449 €, lisandub käibemaks ja kui nüüd organisatsioonist tuleb 2 inimest, et siis on see hind 2 inimese peale kokku 2500 € pluss käibemaks. Ehk siis 30. juunini
on see pakkumine väljas. Ootame teid registreeruma ja kui teil, siin on siis slaidil näha ka need täpsed koolituste toimumise kuupäevad, et on siis tegemist terve päevaste koolitustega hommikust kuni sellist 8 akadeemilist tundi maksimaalselt, et on 1 päeva pikkus. Ja ootame teid siis registreeruma kodulehele, EBS-i kodulehele ja kui teil tekib küsimusi, et ikkagi mingi takistus on, mis ei lase veel ära registreerida, et tahaks veel teada seda või toda, et siis on ka minu meiliaadress ja meie teise koolitusjuhi meiliaadress siia välja toodud, et kirjutage julgelt ja siis saame teile anda ka puuduoleva info, mis teid otsustamast veel takistab. Aga ma loodan, et ei takista, ma loodan, et me kohtume juba teiega sügisel. Aitäh ja aitäh, Alo ja Helena, selle vestluse eest. Aitäh. Kohtume teiega sügisel. Just.